Su seld muutub hullemaks, kui oled väsinud, mures, vihane või stressis. See ei ole lihtsalt sinu peas kinni, sellel on seletus olemas. Ja selles videos saad sa lisaks lihtsale selgitusele, miks see juhtub, õppida harjutusi, mis võivad seda valu kodus leevendada palju kiiremini kui ravimid. Kõige parem on see, et sa ei pea olema noor, peenike ega väga paindlik, et neid harjutusi teha ja kohe kergendust tunda. Bakunin. Stress ja muretsemine muudavad meie valu hullemaks kahel viisil. Esimene on see, et neil raskematel, stressirohkematel päevadel, kui me oleme vihased, muutub meie aju tundlikumaks. See on just kui närvid keeraksid valu tugevamaks. Teine asi, mis juhtub, on see, et lihased muutuvad pingelisemaks. See muudab su selgroo jäigemaks, pingelisemaks, kangemaks ja suurendab survet lülivaheketastele ja liigestele. Nüüd teeme samm sammult. Need on harjutused, mis parandavad närve ja lihaseid meie selgroo 3 olulises punktis. Mulle tundub, et see mootorratas kostab helis. Ja alustame ülevalt, pea ja kaela vahelt. See on oluline piirkond, sest siit sünnivad lihased, mis lähevad alla lülisamba poole. Aga see on ka piirkond, kust läbib uitnärv. See närv on oluline keha lõõgastumiseks. Me kasutame pöidlaid, pöialde padjakesi. Sa teed väikseid liigutusi, vaata, alustades siit kõrva juurest, just kui pea alt, koljuluu alt. Jälgi kaasa, vaata kuni keskpaigani ja tee sama ka teisel pool. Sa teed aeglasi liigutusi, see on pindmine massaaž, mis läheb järk-järgult sügavamale. Sa tunned, et see pinge hakkab vähenema, massaaž muutub lihtsamaks ja piirkond muutub pehmemaks, lõdvemaks. See ongi see, mida me tavaliselt tunneme, kui need lihased lõdvestuvad. Kui on mõni valusam koht, siis lihtsalt vähenda survet. Jõua selle valusama kohani, kasuta vähem jõudu ja siis süvenda puudutust uuesti. See peab olema mugav algusest lõpuni. Sa kordad seda liigutu rütmiliselt, ilma kiirustamata 1 minuti jooksul. Mulle väga meeldis. Järgmine harjutus mõjub selgroo keskosale lihasele nimega diafragma. Lisaks sellele, et me lõdvestame seda lihast, rahustame ka hingamist, teeme omamoodi üldise lõdvestuse, emotsioonide reguleerimise. Sa lamad nii, nagu sulle kõige mugavam on. Võid kasutada patje nii palju, kui soovid, hoida jalgu kõverdatult ja toetada neid padjale. Sa assetad peopesa vastu nahka, rindkere keskele. Olgu, ma teen seda siin särgi all. Sest ma ei taha end nii palju paljastada. Lihtsalt sellepärast, et mul ei ole mikrofoni kuhugi panna. Teise käe jätan siia peale, et sa saaksid jälgida. Aga kujuta ette, et mõlemad käed on siin rinnanaha vastas, eks? Sa jääd lõdvaks ja hakkad tegema ringe, vaata. Tõmba nahka igas suunas, tehes seda ringi suuremaks. Ringi nii suureks, kui saad, aeglaselt ja lõõgastavalt ning teeme seda koos hingamisega. Kasuta eriti ära seda hetke, kui õhku välja hingad. Naudi seda lõõgastuse lainet. Sa teed seda ilma kiirustamata, ilma sundimata, hoides maksimaalselt aeglast tempot. Kõige aeglasemat võimalikku rütmi. 10 korda ühele poole ja siis 10 korda teisele poole. Nii, nüüd on veel parem. Selgroo lõpp on veel üks oluline osa, millega peame tegelema. Esiteks sellepärast, et see toetab. See on kogu selgroo tugi. Teiseks, just sellest piirkonnast väljuvad teised parasümpaatilise närvisüsteemi närvid. Need närvid, mis aeglustavad meie keha rütmi ja isegi aitavad keha uneks ette valmistada. Me teeme selle massaaži, selle harjutuse, kasutades neid sõrmenukke siin kätel, eks? Sa teed seda niimoodi, moodustades justkui V-tähe. Paned käed umbes vöökoha kõrgusele siia taha. Sobid? Kui sa siia puudutad,
See piirkond toetub täpselt ristluu peale, nii et hoia seda asendit. Sa heidab kätte peale pikali, las ma võtan selle padja siit ära, sest meil on vaja jalgu liigutada, eks. Heida aeglaselt pikali ja leia lõõgastav asend. Selles asendis lase lihtsalt jalgadel ja põlvedel ühele ja teisele poole vajuda. Tee seda õõtsumist seni, kuni see ebamugavust ei tekita, eks. Hoia ka meeldivat rütmi ja proovi lõõgastuda. Kui saad, lase põlvedel täiesti alla vajuda. Nii et need puudutavad magratsit, diivanit või seda pinda, kus sa parasjagu oled. Oluline on teha seda liigutust lõõgastavas rütmis ja ainult nii kaugele, kui see sulle mugav on. Sa teed seda kummalegi poole 10 korda. Kui sa kaotad loenduse, ära muretse selle pärast. Mine nii kaugele, kui tunned vajadust seni, kuni see on sinu jaoks lõõgastav. Kuni tunned, et su keha vajab veel seda liigutust, seda meeldivat õõtsumist. Jätka samamoodi. Aga on inimesi, kellel on vaja täpset korduste arvu, seega tee 10 korda. Pärast seda hoiame käed samas asendis. Kui vaja, võid käed korraks puhata lasta ja siis teeme liigutust iga jalaga. Vaata nüüd, siruta jalg välja ja too tagasi. Sa tunned, kuidas liigutus toimub seal, kus selg toetub su käele. Liigutus toimub ristluu, niude luu liigeses ja jõuab kuni ristluuni. Just nii, tee seda ka rahulikult, samamoodi nii kaugele, kui on mugav, kuni see ei põhjusta valu ega ebamugavust ja meeldivas tempos sinu jaoks. Sa võid teha seda kiiremini või aeglasemalt, kui mina praegu teen. Siin me ühendame nende oluliste liigeste mobiliseerimise harjutuse selle piirkonna massaažiga. Ja just see annabki selle efekti. Jõuda nende närvideni, mis põhjustavad keha lõõvastumist. On normaalne, et pärast harjutuse lõppu tunned unisust, uimasust. See on märk, et me aktiveerisime õiged lihased, õiged närvid. Lisaks stressile suurendab halb uni ka tundlikkust, paned meid rohkem valu tundma. On olemas 2-minutiline rutiin, mis aitab kogu päeva jooksul kogunenud pinge seljast eemaldada ja aitab ka paremini magada. Ma õpetan seda rutiini selles videos. Klõpsa lihtsalt siia ekraanile. Ja kui sa oled lõdvestunum ja su selg on vabam, siis saada see video kellelegi, kes seda vajab. Kellelegi, kes on stressis, kellel on seljavalu või seljaprobleemid. See ongi kõik, mida ma palun. Jagame seda headuse lainet edasi. Mina lõpetan praegu. Suur kallistus ja järgmise korrani. See oli kiire. Täna on maailm hea, Sebastião.